ma loen Hebra kirja 4. peatükist 13. salmi. ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele meil tuleb aru anda. lõpetame aastat sellise tõsise meeldetuletusega, et me elame tegelikult Jumala silma ees kogu aeg ja Jumal teab kõike. Jumal näeb kõike. Vanasti kasvatati lapsi rohkem nii, et ikka tuletati meelde seda, et Jumal näeb kogu aeg teid. Ja et kui vanemate silmad ei näe, siis Jumal ikka näeb ja see tegelikult kutsus päris hästi korrale ka lapsi. Võib-olla see praegusel ajal kogu aeg see meeldetuletamine sellisel moel on võib-olla väiksemaks jäänud, aga see asi ei ole muutunud. Jumal on ikka jälgimas kõiki inimesi ja kogu aeg siin selles maailmas. Huvitav on lugeda sedasi, et nendel Jumalal on silmadega rohkem, et seal on räägitud sellest, et kus need Jumala 7 silma on jälgimas tegelikult kogu ilmamaad ja ma neid kõiki kirjakohtasid ei hakka lahti tegema ja kui seal nendest Ezekieli raamatu alguses nendest keerupitest on räägitud, siis on need rattad on seal ja need on täis silmi ja nii, et me kõike seda ette ei kujuta. Võib-olla natukese juba kujutame ka, sellepärast et vaata, me oleme hakanud ka nüüd elama niimoodi, et oleme kaamerate all. Lähed poodi, kui paljude kaamerate all sa oled. Kui sa seal riiulite vahel käid, sa mõtled küll, et sa seal üksi oled. Aga tegelikult on ühelt poolt ja teiselt poolt ja kõik silmad muudkui sind vaatavad, sest nad tahavad näha sedasi, et kõik oleks ausad ja toredad inimesed seal poes ja muudkui jälgivad. Ja sellepärast on see nii, et eks see elu ongi läinud niimoodi, et mingis mõttes need kaamerad, mis meie ümber on, need tuletavad natukese meile meelde ka sedasi, et ühed silmad on meid tegelikult kogu aeg on jälgimas. Ja kiitus Jumalale, et näed, täna võime just sellele mõelda ja ma usun, et see on väga kasulik. Aga nüüd on nii, et kui Jumal on meid jälgimas, siis on väga tähtis seda meeles pidada, et me oleme nii alasti ja paljastatud tema ees, et midagi tema eest peita ei saa. Ja siin oli see meeldetuletus, et veel aru tuleb ka veel anda, nii et üsna tõsine koht. Kõik on lahti riietatud, kõik on katmata, kõik on avalik ja sellepärast, ja kui me inimestena püüame ka, vahest ennast nagu tundmatuks teha. Üks pastor Andrei Šapovalovi jutluse niisugune lause jäi mulle kuidagi väga huvitavalt meelde, mida ma hiljuti kuulasin, oli see, et ta rääkis, et ühest hetkest inimkond hakkas riideid õmblema. Ja millal inimkond hakkas riideid õmblema? Ta hakkas õmblema siis neid riideid endale, kui pattu langeti. Ja see on siis nüüd 1. Moosese 3. peatükk ja siin on öeldud nõnda 7. salm. Siis nende mõlemate siis silmad, Adam ja Eva, siis nende läksid silmad lahti ja nad tundsid endid siis alasti olevat. Ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Nii et see oli selline esimene üritus ennast kuidagi katta ja nii, et ühesõnaga, et selle nad tegid. Nüüd on nii, et siin on selline lugu, et aga Jumal lahendab selle asja tegelikult veel, siin on lehekülg keerata, kus on räägitud sellest, et 21 salm ja issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga. Nii et kohe on näha sedasi, et on erinevus nende riietel, mida meie ise õmbleme, nende riietega, mida Jumal meile annab. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kui me oleme praegusel hetkel Jumala palges, siis on üks soovitus praegusel hetkel, et ärme hakkame siin midagi riideid õmblema. 2 inimest lähevad sinna pühakotta palvetama ja see on see Luka 18. peatüki lugu, Jeesus lihtsalt räägib sellest, ja kuidas need 2 inimest, üks hakkab ennast ise katma ja teeb seda veel teisi võrreldes ja ma teen selle kirjakoha lahti, see on siis Luka 18, kus need kaks palvetajat ja siis on nii, et nemad on seal issand ees ja ta ütleb seal seisma jäädes nõnda siis, 11 salm loen. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Ma paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igat üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ja sellepärast, kallid, täna hea soovitus üldse nagu selle aasta lõpuks on see, et
et ärme hakkame ennast katma, ärme hakkame ennast õigustama, ma usun sedasi, et kui aasta peale mõtleme, on neid asju küll, kus on asjad viltu läinud, kus oleme valesti käitunud, valesti mõelnud või teinud või mis iganes on olnud. lihtsalt, Jumal, ole meile armuline, anna andeks, puhasta meid Jeesuse verega, oleme selle meelsusega, siis me tegelikult läheme õigeks mõistetult ka ja astume siis ka uude aastasse. Sellepärast, et Jumala ees ei ole mitte midagi ei ole peidetud. Inimesed, ütleme, sellel hetkel tegid, ütleme, Adam ja Ema oma nende viigilehtedega hakkasid seal asja lahendama aga me näeme sedasi, et see lugu tegelikult käib kogu aeg. Ja see käib siiani, ütleme, et Jeesuse ajal olid need variserid just, kellest me lugesime ka. Variserid olid need, kes tõesti ennast väljast püüdsid teha ilusaks ja püüdsid näida ilusatena ja tegelesid sellega. Aga Jumala ees me ennast kuidagi ei varja. Näiteks selline huvitav koht on Esimese kuningate 14, kus Jerobeami peres juhtub selline lugu, et kuningas Jerobeami poeg, see oli siis nüüd Iisraeli kuningas, kui riik oli 2 läinud, eks tema poeg jäi haigeks. Ja 14.2 siin on öeldud, Jerobeam ütles oma naisele, et võta nüüd kätte ja moonda ennast. Nõnda, et ei tunta, et sa oled Jerobeami naine ja mine Siilosse. Vaata, seal on prohvet Ahija, kes rääkis minust ja siis ma saan selle rahva kuningaks ja annab talle kõik annid ja asjad kaasa. Ja ütleb, et mine niimoodi. Ta tahtis Jumala mehe käest nõu küsida, aga ei tahtnud, et teda ära tuntaks ühesõnaga, et nende pere ka käib Jumala käest abi küsimas. Ja siis palus naist, et mine nii, et sind ära ei tunta. Ja huvitavam lugu see, et Ahija tegelikult oli jäänud juba pimedaks, ta ei näinud enam üldse hästi, aga Ahija 4. salm ütleb poole pealt sealt, Ahija ei näinud enam, sest vanaduse tõttu olid ta silmad tuhmunud. Kuid issand ütles Ahijale, vaata, Jerobeami naine tuleb sinult küsima oma poja kohta, sest too on haige. Ütle temale nõnda ja nõnda, kui ta tuleb, sest ta on ennast teinud siis ka tundmatuks. Nii et kõik teatati ette ära. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meil ei ole mõtet Jumala ees näitemängusid teha. Meil ei ole mõtet Jumala ennast katta. Ja teate, me peame tunnistama seda ka, et me Jumala rahvana oleme näitemängu teinud. Oleme aastal 25 ka teinud näitemängusid. Ja sellepärast on kallid niimoodi, ja nüüd on niimoodi, et teeme nii, et ei näita mitte kellegi peale näpuga, vaid ütleme lihtsalt, et issand, anna meile andeks, et me siukene suur rahvas oleme, et vahest, kui siia tuleme, teeme näo ilusaks, aga tegelikult asi ei ole üldsegi nii ilus. Ja sellepärast on see nii, et vaata, ausaks peab saama. Jumal tahab aidata meid võimsasti, nagu seal ütleme, 2. ajaraamatus ja 16.9 on räägitud sedasi, et Jumal tahab aidata võimsasti neid, kes siira südamega tema peale loodavad. Ta tahab aidata võimsasti. Ja nüüd ongi küsimus, kas Jumal on võimsasti aidanud või ei ole? Jumal aitab tegelikult neid võimsasti, kes siiralt seda teevad. Ja sellepärast on see niimoodi, kui me teeme seda niimoodi, et mingisugused varisere mängime, tead, siis me ei saa seda võimsat Jumala abi, ütleme, oma ellu. Sest et Jumalat me petta ei saa. Tema ees on kõik nähtav, tema ees on kõik arusaadav. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt jäägu see täna meile meelde. See on natukese nagu naljakas isegi, et me peame Jumala rahvale meelde tuletama seda, et Jumal näeb kõike. Et ma ütlen, et see ei kuuluks nagu sellesse kategooriasse, meil võiks ammu see nagu kohal olla jõudnud. Aga me näeme sedasi, et miski on nagu kuidagi nagu ununenud või kuidagi on selline, teate mille tõttu, sest Jumal on nii armuline. Sest et vaata, meil on niisugune, et kui tegime vattu ja kohe päris maha ei lööda, siis on niisugune tunne, et nagu Jumalat ei oleks olemas. Läks hästi veel. Tead, eks, et et vist ei olnud nagu mitte kui midagi. Aga kallid, Jumal on armuline meile, ta on pika meelega, aga see ei tähenda seda, et me võiksime patuga mängida siin selles maailmas elades ja just ka Jumala rahvana. Ja sellepärast ma loen mõned sellised kohad, kus näiteks enne meid on inimesed mõelnud, näiteks ma võtan laulu 33. Ja see on, ütleme, Taaveti laul, kus ta siin samamoodi siis väljendab teatud mõtteid. Ja see on salmid 13 ja 15, võtan sealt. Issand vaatab taevast, näeb kõiki inimlapsi. Oma elamu paigast ta vaatleb kõiki ilmamaa elanikke. Tema, kes valmistab nende südamed, paneb tähele kõiki nende tegusid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et issand on jälgimas, issand on vaatamas ja ta teeb seda praegusel hetkel ka. Ja sellepärast, kallid, kui sa tahad võimast abi saada Jumala käest, seda siiram ole issanda ees ka just praegusel hetkel. Laul 139, järgmine koht, issand on kõike teadja. Ja sellepärast loeme ka seda, sest et jäägu see tugevalt meile kõik meelde, 139,
siin Taaveti laul, issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Ja sellepärast, kallid, osad on niisugused, et väga aasta lõpus on niimoodi, et teeme nüüd, et hindame ära, mis me kõik sellel aastal tegime ja teeme niisuguseid kokkuvõtteid ja tehakse nagu isiklikke kokkuvõtteid. Ei hakka mina mingeid isiklikke kokkuvõtteid tegema, ütlen, issand, uuri sina. Ja kui sul on midagi meile öelda, ütle sina. Sellepärast, et mis need meie aruanded, kui ilusaks meie neid teeme vahest. Ütleme, et püüame issandale esitada oma elu või koguduse elu või mis iganes, need on nii tühised asjad. Issand, uuri sina, sa ju tunned meid ja sa tead, millal me maha istume, sa tead, millal me tõuseme, sa mõistad ära kaugelt meie mõtted. Ütleme, et jumalal on teada meie kavatsused ka ja sellepärast, et vaata, meie kavatsused, meie mõtted on sageli niimoodi peidus, kui me neid ju välja ei räägi. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise, kõik mu teed on sulle tuttavad. Ei ole veel sõnagi mu keelel, kui enne sina, issand, tead selle kõik ära. Et isegi veel ei saa välja öeldud, aga issand on juba seda teadmas. Tagant ja ees sa ümbritsed mind, sa paned oma pihu mu peale, see tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu, et suudaksin seda üldse haarata. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest, kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma asuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimase mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Kui ma ütleksin, et katku pimedus mind ja saagu valgus mu ümber ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otse kui valgus. Ja sellepärast, kallid, siin on Taaveti tunnistus selle koha pealt, et mitte kuidagi ei ole tegelikult võimalik minna Jumala pilgu ja silma eest ära. Ja sellepärast nii see on, et inimestena meil on kaks varianti. Ütleme, et me võime nagu sellist meeleparandust mängida selliselt, teeme hästi kurva näo ette ja oleme sellised ja aga kui see süda kurb ei ole, siis see tühi nägu ka midagi ei tähenda. Inimestena, ütleme, meeleparanduse mõte, mis piiblist me leiame, et inimesed käristavad oma riideid puruks. Ja neid riided on käristatud puruks niimoodi, et kus on süda ka puruks ja käristatakse siis riided puruks. Aga on neid riideid puruks käristatud lihtsalt ka siis, et näidata, et minul on praegu paast ja minul on palve ja ma olen nii alandlik ja olen selline. Ja sellepärast, ja vaata ka selles tegelikult absoluutselt mängida ei saa. Nii kui see variserus, ma 2 korda nädalas pastun ja püüdis olla, aga ta ei saanud sellega seda õigeks mõistmist. Ja Joeli raamatus on sellepärast öeldud nagu hästi, et käristage lõhke hoopis oma süda ja mitte oma riided. Ja sellepärast on see niimoodi, et olgu see täna, see on Joeli 2.13, kus on see mõte öeldud. Ja siis on see selline lugu, et teeme täna nii, et tõmbame selle südame mitte inimeste ees lahti, vaid tõmbame selle Jumala ees lahti. Käristame lahti, et Jumal, vaata sina seda meie südant, milline on see tegelikult see südame olukord. Sellepärast, et vaata seda rusutud vaimu ja puruks löödud südant ja nii, nagu piibel väljendab seda Jumal ei põlga. Jumalale tegelikult meeldib see, kui meie niimoodi kogu südames tegelikult tema poole pöördume. Ja just meelt parandades, see on Jumala jaoks tegelikult nagu selline parim asi. See on nüüd 51. ja 32. laul, võtame ükstapuha kumba, võtame 32 ennem. Need on 2 sellist Taaveti patukahetsuse laulu, need on üsna sellised tuntud laulud, aga ütleme patukahetsuse koha pealt, aga ma usun, et kohane on praegusel hetkel nagu ennast ka nagu nende sõnadega nagu läbi kammida, et kuidas me käitume tegelikult issanda ees. Patu oleme me kõik teinud, aga ainult, et kuidas erinevalt me selle peale siis reageerime. Ja Taaveti õpetuslaul siis 32 ütleb nii. Õnnis on see, kelle ülestumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Ja ütleme, et Vana-testamendi ajal oligi niimoodi, et see loomsete ohvrite veri, see kattis patud kinni. Ja iga aasta pidi ülempreester minema kord aastas sinna kõige pühamasse paika ja verega ja sellepärast, et see asi oli selline, et see katmine ja see pidi korduvalt tegelikult olema. Me oleme nüüd Uue Testamendi ajas, kus Jeesuse veri teeb puhtaks meid kõigest patust ja seal on ikkagi täitsa teine olukord. Aga võtame seda Vana-testamendi, seda mõtteviisi, mis siin praegu on. Aga kelle patt on kinni kaetud, see on õnnis inimene. Ja õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et issand näeb seda samamoodi, et kas me oleme kavalusega issanda ees teatud peitmiste asjadega, aga õnnis on see, kelle vaimus ei ole kavalust. Kui ma vaikisin, nõrkesed mu luud liikmed
mu päevasest oigamisest. Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal ja mu üdi oli ära kuivanud nagu suvekuumuses. Oma pattu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised, siis andsid sa mu patu süüteo andeks. Ja kallid, nii see on, et ega meil on inimestena vahest nagu raske jõuda selle koha peale, kus me hakkame kas või Jumala eest tunnistama ja veel rohkem rääkida seda, et teiste inimeste ees, kelle vastu oleme eksinud. Jumala sõna õpetab ja räägib seda, et seda tuleb teha ka. Sellepärast, et kui me oleme ikkagi venna vastu eksinud ja tuleb tunnistada, neid asju tuleb tunnistada ka ja andeks paluda ja sellepärast ma usun, et Jumala vaim praegusel ajal, kui me oleme Jumala lapsed, annab meile täpselt märku, mida ja kuidas tuleb teha ja kallid, ja sellepärast oleme kuulekad sellele. Ja selle taga tegelikult on suur õnnistus. Ja siis on öeldud sedasi, et sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav, tõepoolest suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. Ja praegu on veel, meil näed rahuaeg ja kõik, mis on meie käes. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind päästmise hõiskamisega. Me tahame, et me oleksime õnnetuste eest hoitud. Aga see on üks tingimus, on selle koha pealt, et me tuleme niimoodi Jumala juurde, kus me tuleme siiralt tunnistades ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me teeksime seda, et me julgeksime seda teha. Ja et me ei kataks ennast, et me ei oleks praegusel hetkel ka mitte mingil kombel tegelikult endale neid riideid ise nagu neid viigilehtesid õmblemas, sest need tegelikult meid ei kata. Need Jumala tehtud nahast riided olid juba paremad. Aga nüüd meie rüüd saavad puhtaks talle veres. See on veel palju parem. Ja sellepärast, et Jumala rahvas peab olema kord Jumala ees valgetes riietes. Ja nad on oma rüüd pesnud talle veres. Ja sellepärast, kallid, meil on see eesõigus, meil on see lahendus olemas. Aga me peame ise tegelikult seda tahtma. Ja sellepärast, ütleme, et mis kohad võiksin lugeda. Ma loen näiteks Johannese ilmutuse raamat 3.18. Seal on kogudusele selline pilt öeldud, et ostke issanda käest need valged riided. Ja sellepärast, kallid, meil on niisugune tunne, et ega see usuasi siin mingi ostmisega ei käi. Aga loeme, kuidas on need sõnad öeldud. Ma loen 17 ka juba. Sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt. Ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu, vaene, pime ja alasti. Nüüd selline hinnang on siis Laodekia kogudusele issanda poolt. Ja ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Ja silmasalmi võida silmi, et sa näeksid. Ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et vaata, me elus on see häbi olemas. Ütleme, et see häbi on tegelikult täitsa olemas. Aga variant on see, kus ostad need valged riided, siis see ei saa avalikuks. Ma olen vahest nagu nautinud seda Jumala pikka meelt selle koha pealt, kui ma olen näinud, kuidas õed ja vennad vahest patustavad ja käituvad halvasti ja kuidas Jumal tegelikult varjab ja kaitseb. Mõnikord on niimoodi mõelnud sedasi, et nüüd on ajalehest need lood. Nüüd on kõik need lood, sellepärast näed, et politsei on kohal, kiirabi on kohal ja siis mõtled, et mis siis veel keerab, et Võru Leht nüüd järgmisel päeval ei paiska, mida Jumala mees teeb, kui ta on, väga koledat tegelikult korda saatnud ja sellises olukorras. Ja siis vaatad seda, et mitte ühte kippu ega kõppu ei tule. See alasti oleku häbi ei tule üldse välja, sellepärast, et vaata, ja siis mõtled, Jumal, kui suur on su arm. Ma olen ise niimoodi mõelnud, et Jumal, ma võtan kõik selle häbi vastu, sest et mida õed-vennad teevad ja ega me ise pole mingid inglid ja meil tuleb üheskoos see kõik vastu võtta. Aga vahest on suur tegelikult austus Jumala koha pealt, et Jumal, kui armuline tegelikult sa oled, kuidas sa tegelikult meid katad ja kuidas sa meid hoiad. Aga sellepärast, kallid, aga sellega ei tohi samamoodi ka mitte mängida. Sellepärast, et vaata, see ei ole nagu selline asi, et me mõtleme, et see läheb alati niimoodi. See läheb teatud aeg võib-olla niimoodi ja siis võib inimene nagu oma südame kõvaks teha, mõtleb, et me võimegi niimoodi nagu elada. Me oleme, ütleme, et siin maailmas näinud sedasi, et kuidas ka praegusel ajal just, et nagu Andrei Zapovalov armastab ütelda, et niisugune tähesadu on. Et need suured jumalasulased, kes on nagu tähed taevas olnud siin, kuidas nad oma pattudega avalikuks saavad ja langevad. Ja lihtsalt on selline, sest tuleb see aeg kätte, kus see alasti oleku häbi lihtsalt tuleb ilmseks. Enam ei kaeta. Ja siis on niimoodi, et siis maailm naerab, ütleb, kes te siuksed olete. Ja mida te siin püüate selliseid varisere mängida siin selles maailmas. Ja kallid, ja see on tõsi, et
Peetrus kirjutab, ütleb, häda, kui me oma patu pärast kannatame. Kui meid Kristuse nime pärast taga kiusatakse, meie usu pärast laimatakse, see kõik on okei. Aga kui see on tõesti niimoodi, et me teeme oma elus valesid asju, lubame oma elus valesid asju ja kui meid nuheldakse meie patu pärast, no siis kiitus Jumalale, et see nuhtlus üldse meid nagu tabab, sest see võib ju aidata meid ka tegelikult meeleparandusele. Ja sellepärast tuleb osta, vaata, ostmine on selline tehing. Noh, siin oli öeldud, et osta neid valgeid rõivad, osta seda kulda ja silmasalvi, et osta need kõik need head asjad ära. Ja nüüd on nii, et meie eesõigus on teha neid otsuseid, et kas ostame või ei osta. Ja 100 raamatu 55. peatükk on selline ütlemine, seal algab esimese salmiga, samamoodi kutsutakse ostma. Oi kõik janused, tulge vee juurde, kellel ei ole raha, tulgu ostku ja söögu, tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Ja sellepärast, et kutsutakse ostma. Aga teate, mis asi on? Ostmine on ju selline, kuidas ütelda, selline tehing, mida, ütleme, meie ostja väljendab. Aga müüja paneb hinna, ütleb, saad tasuta, eks? Et vaata, sellepärast on, aga sa ei saa tasuta asja siis ka, kui sa seda tahtma ei lähe. Vaata, see sulle järgi ei jookse. Ja sellepärast on niimoodi, et meil on tegelikult võimalus oma pattude andestust täiesti tasuta saada, aga ainult on vaja küsida. Ja sellepärast on see nii, et see meiepoolne tegelikult see samm on vaja teha. Ja sellepärast on kallid, täna lihtsalt julgustan selle tölneri eeskujul, kes ütles, et ole mulle pattusele armuline. Ja sellest tegelikult piisas. Või nagu see röövel ristis, et mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki lähed. Lihtsalt see pöördumine on tegelikult vajalik. Ja sellepärast on see nii, et kallid, issanda juurde tegelikult peab tulema. Ja ütleme, seal tõesti on see lugu seal, et kui 4 meest kannavad seda ühte halvatut ja siis, et Jeesus terveks tegi. Jeesus ütleb kõigepealt, et poeg, su patud antakse sulle andeks. Aga vaata, seal juba toodi see inimene tegelikult issanda ette. Ja sellepärast too sina praegusel hetkel neid ka, oma lähedasi kaaslasi, kandke neid issanda ette. Et ühel hetkel võiks tulla selle tõttu, et meie oleme nagu selle ostmise nagu teinud või küsimise teinud, et issand tead alasta või oma tütre eest, nagu see kananine naine ja Jumala käest tuleb abi, keegi peab tulema tegelikult oma suguvõsast kas või seda asja tegema. Ja nii nagu Rahab, terve oma pere päästis ära, sest tema hakkas kohe kaupa tegema, sest et see oli ostmise kaup. Eks see oranaine oli harjunud, et kõik on kaup ju tegelikult, et kui juba tullakse, siis ega muidu ei saa, tead. Ja sellepärast on see niimoodi, et tegi kohe kaupa, ütles, et aga tead, nüüd on niimoodi, et kogu mu pere peab pääsema ja lepiti kokku ja nad pääsesid. Ja sellepärast, kallid, täna see julgustus selle koha pealt, et olgu nagu Jumala suunal praegusel hetkel, see meiepoolne tahtmine, see andestuse palumine, kui me seda ei tee, kes palub, see saab. Ja kes otsib, see leiab, eks. Ja kui me hakkame nagu seda nõudma, kui me, ütleme, et täna kuuled selle jutu ära ja kui sa oma südames ka ei tee seda niisugust otsust, et ma tahaksin armu saada, sa ei saa ju siis. Sellepärast, et vaata, ära tee oma südant kõvaks, kui sa häält kuuled. Ja sellepärast on see meie reageering nagu sellele on niivõrd oluline ja tähtis, et me oskaksime sellele reageerida. Sest et vaata, see on isegi nii, minu on alati nagu mõtlema pannud, kui Iisrael on kõrbes. Enne kui need Mooses on Jumalaga kohtumas ja saab käskusid ja see on 2. Moosese 19. peatükk ja seal 10. salmis on öeldud sedasi, kõrbes öeldakse inimestele, et peske oma riided ja 19.10 teisest Moosesest. Ja sest Mooses annab konkreetseid käskusid selle edasi. Ja siis issand ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme ja nad pesku oma riided. Antakse käsk kätte pesta riideid. Ja 14 salm ütleb, Mooses tuli mäelt alla ja rahva juurde ja pühitses rahvast ja nad pesid oma riided. Millega nad pesid? Liivaga või? Ma ei tea, et liivakõõrudes ka midagi saab, eks, ja raputad pärast seal. Aga sest, et küsimus nagu ütleme, et mismoodi see toimus, sellepärast, et kui mõtled seda, et kui sa oled selles olukorras, et kus vesi on nii kallis, võiks ütelda, nii kui nad seal kõrbes olid, ja siis öeldakse, et peske veel oma riideid. Ütleme, et reeglina me peseme veega oma riideid. Eks see kalli vee tarvitamine põua ajal, kui Eelia on Karmeli mäel, siis tooge seda vett ja kallake sinna kraavidesse, mis on ümber selle ohvrialtari, mida Eelia tegi.
see oli ju põuaaeg ja sellepärast oli, seal oli üks eriline asi, et üks eriline kallis asi oli ka veel, mida kallati tegelikult issanda ees maha, oli vesi. Ja sellepärast on see nii, et aga issand tahab tegelikult näha seda, et me oleme valmis nagu seda hinda maksma. Et me oleme valmis nagu tema sõna järgi tegema, et teeme omalt poolt need sammud. Ja sellepärast issand paneb seda tähele. Nüüd, Uus Testament, lähme nüüd sinna. Või võtan ikka Jesaja 1.18 ka veel, oleme veel Vanas Testamendis. Seal on see julgustus selle koha pealt, et kui meie patud oleksid ka need elepunased, need saavad valge lume sarnaseks. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb issand. Kuigi teie patud on elepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Ja sellepärast issand on tõotanud sedasi, kui me tuleme tema juurde oma patuprobleemidega, siis tehakse täiesti tegelikult puhtaks. Nüüd 1. Johannese kirja 1. peatükk ja 7-10 salmid. Ja siin on nii kirjutatud, aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui lihtne on üks element, kui meil on osadus omavahel ja see on mõeldud seda jumala rahva osadust. Ja ma ei mõtle vahest isegi, inimesed teavad oma niisugused nurgatagused osadused ja värgid nagu selliselt ja koguduse koha pealt on vahest niisugused rotsid ja värgid tekkinud sedasi. Tead, ei, siin ma ei leia sedasi, sest et igasugu osadusi on, patustel on ka oma osadused aga vaata, siin on sellest, kui me käime selles jumala rahva osaduses, kui me käime valguses, nõnda nagu tema valguses ja siis on meil osadus on tegelikult omavahel ja sellepärast on niimoodi, et kallid, ärme kaotame seda tegelikult seda osadust ära. Ärme teeme nagu sellised, vaenlane tahaks tegelikult eraldada. Ta tahaks karja juurest ära eraldada inimesi, sellepärast, et vaata, kerge saak on sedasi, see üks hulkuv lammas, kes kuskil hulgub ringi, siis ta on huntidele kerge saak. Aga kui tegelikult on kari on koos, siis on tegelikult see karjase kaitse ja asi hoopis teistmoodi kehtimas. Ja sellepärast selle osaduse kaudu tekib üks selline puhastumine ka veel, kui on osadus oma vahel. See on selline, just huvitav ütlemine on see, et siis on selline lugu, et Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, me tuleme tegelikult koguduse keskele, palume oma palvet, ole mulle patusele armuline ja Jeesuse veri puhastab seda. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Aga kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Kui me oma pattud tunnistame. Ja sellepärast, kallid, ma tahaks uskuda seda, et hakkab juhtuma seda, kus tegelikult jumala rahvas peab neid sammusid tegema, kus me tegelikult tunnistame oma pattusid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja seda, see on olnud sellised õnnistatud tegelikult hetked tegelikult, kus on ka seda pattude tunnistust ja asja on. Sellepärast, et jumala ees ei ole asjad teadmata, aga vaata, Jumal ootab meie käest, et meie tunnistaksime oma olukorda, lõpetada näitlemine, lõpetada viigilehtedega katmine, lõpetada puuderdamine, lõpetada see kõik ära, millega me püüame tegelikult teistsugused näita. Seda absoluutselt ei ole vaja ja siis on niimoodi, et ja siis tuleb see asi, tunnistame ja Jumal annab kõik patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Ja vaata, siis ei ole läbi mitte ühtegi oma õde ja venda, kes on elanud vales ja pattudes ja ooruses ja joomises ja vargustes ja mis valedes ja mis iganes ära ei tehta, siis neid tunnistada, jah, me olime sellised, aga nüüd me enam seda ei ole. Ja sellepärast, aga kallid, lihtsalt sedasi, vaata nagu Uus Testament õpetab Pauluse kaudu ka, et kes elab pattudes ja keda nimetatakse vennaks, niisugusega ära koos söö ka. Vaata, seal on üks nagu selline vahe vahel, et ikkagi tuleb asjad korda teha, see ei ole niimoodi, et me lihtsalt teeme julmalt seda asja, et miski nagu ei tähenda. Ja sellepärast ma usun sedasi, et vaata, asi liigub selle poole, kus kogudus peab puhtamaks saama. Äkitselt tuleb templi juurde koguduse issand, ta tuleb ja põletab, ta puhastab. Puhtaks ju peab tegelikult saama. Ja sellepärast, sest et vaata, me laulsime sedasi, et Messiat, muudkui ootame teda, et ta tuleks. Aga ta tuleb sellele kogudusele, kes on valge, kes on puhas, kes on valmis ja kes on teda just selliselt ootamas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Jumala sõna meid täna lihtsalt kutsub üles sellisele puhastumisele ja meeleparandusele. Nüüd Kolossa kirja 3. peatükist võtan mõned salmid, sest et mitut moodi Jumala sõna meid aitab tegelikult nagu korda saada. Kirjas kolosslastele 3. peatükk ja hakkan 5. salmist.
surmake need liikmed, mis maa peal on, hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu, ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Need tuleb surmata, need tuleb tegelikult meie elus kõrvaldada. Meil tuleb oma mina salata. Kas meil seisab meeles see, et kui issand on kutsunud meid, et me teda järgiksime, salga oma mina ja nõnda järgi. Aga see on nii tüüpiline, et me tahaksime, et meil oleks hästi. Ja kui meil hästi ei ole, paneme kisama. Miks mul ei ole hästi koguduses, miks mul ei ole hästi oma perekonnas, miks mul ei ole hästi oma abikaasaga, sest me ootame alati kuskilt teise poole pealt. Aga jumal sõna õpetab sedasi, et issanda järgijad on need, kes salgavad tegelikult oma mina. Ja lihtsalt niimoodi järgivad. Ja see tundub tegelikult on selline, et liiga raske, et kui keegi lööb sulle vastu põske, öeldud, et keera teine põsk. No kus me vastu anname ju, Tead, eks, et see on selline, aga kallid, see on issanda õpetus on selle koha pealt. Me oleme nii kaugele läinud, tead, see on maailma meelsus meisse tulnud täiega, et meil peab hästi olema. Mitte kuskil jumala sõna seda ei räägi. Me oleme põlatud, me oleme vihatud siin selles maailmas, me oleme sellises olukorras. Meil ei ole tegelikult, me oleme võõrad, oleme majalised siin selles maailmas. Jah, meil on niimoodi, et normaalne on see, kui kogudusosaduses on meil hea olla. Aga väga paljudes kohtades me tunneme ennast tegelikult võõrana ja mitte vastuvõetutena ja lihtsalt siin selles maailmas. Ja kui siin see maailm liiga palju vastu võtab, kontrolli järgi. Äkki sa oled hoopis maailma nägu nii palju, et nad ei saa arugi, et sa kristlane oled. Ja sellepärast on see nõnda, et see on siis samamoodi nagu selline ohtlik olukord, siis me vahest tegelikult poeme kuskile nagu sinna ära, et sinna võõra tule juurde soojendama. Ütlen sulle ette, ei võeta sind seal vastu. Nii nagu Peetrus läks sinna võõra tule juurde. Tead, ikka hakati seal ka üle kuulama teda, olid ikka Jeesusega. Mis sa siin praegusel hetkel passid, tead? Ja sellepärast, kallid, nii see on, et oleme issanda juures, oleme julgelt, oleme avalikult, oleme maailma keskel ka just selliselt. Ja paneme maha kõik need valed asjad. Mis tuleb maha panna? 8. salm ütleb veel. Siin on öeldud, et musti te käisite nendes ja elasite. Jätke ja pange maha kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnate suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast ära võtnud vana inimese tema tegudega. Vaata, Paulus kirjutab tegelikult Kolossa usurahvale selle asja. Ütleb, et õed ja vennad, ärge valetage üksteisele. Teate, kui sa oled variserina siin, sa valetad ju teistele. Sa ei ole ju aus. Kui sa tuled sedasi, et tuled ausalt nende keskele, et ole mulle patusele armuline, siis sa ei valeta teistele. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja teate, me oleme õdede ja vendadena viisakad, ega me kogu aeg teistel näkku ei ütle, mida me ära nägime. Ja sellepärast on see selline, et ja lihtsalt on selline, et me armastame kõigest sellest hoolimata, armastame neid varisere ka, ja ootame ja palvetame vahest, et millal saaks ükskord see aeg mööda, kus nagu tuleksid usu juurde need inimesed ka, kes mängusid mängivad. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga meie peame maha panema need tegelikult asjad. Ja meil tuleb rõivastuda tegelikult uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Vaata, see on selline, et vahest on see küsimus, minul sama lugu. Vaata, isegi vahest mulle helistatakse, öeldakse, õde või vend, käitub sedasi valesti ja teeb neid asju. Ma küsin, issand, kas ma pean sekkuma? Mõni on niimoodi, et mõni teine õde või vend helistab, ütleb, sa peaksid Toivo praegusel hetkel sekkuma, sellepärast, et vaata, ta elab valesti, ta teeb neid asju ja ta on selline asi. Aga mina küsin issanda käest, kas mina pean sekkuma või ei pea? Ja kui issand ütleb, et ei, siis ma ei sekku. Vaata, see on nagu see kadunud poja lugu, et see isa saadab, annab talle kõik, mine kuni sigadeni välja. Ja kui sul on tühi käes, siis sa ühel hetkel ise tuled. Isa terve see aeg ei sekku. Absoluutselt ei sekku. Ja sellepärast on see niimoodi, et ütleme, vaata, kui me poole pealt sekkume, siis me võime teha, teate, mis asja sedasi. Võime teha lihtsalt veel suurema variseri. Aga ta sai aru, midagi taipatakse, ma pean lihtsalt paremini peitma oma jamadisid, mis ma teen. Sest et lihtsalt tuleb nagu see moment teha. Aga me näeme sedasi, et jumal lubab niimoodi minna ja ta ootab tegelikult, et kuni see päris põhi on käes, kus tegelikult enam mitte midagi ei ole. Oled oma räbalates, oled nii, et sul enam mitte midagi ei ole, kus sa pead lihtsalt tunnistama sedasi, et ise teistmoodi ei saa, ma pean minema tagasi isa juurde. Ja siis, kui tegelikult tullakse isa juurde, ja teate, ma olen näinud sedasi, koguduses tead, mis juhtub. Need teist korda tulijad, need on väga tublid. Ai, kui tublid nad on. Aga osad on selle esimese korra juures veel niimoodi, et mängivad. Aga osad on niimoodi, et vahepeal on julgutus. Ma olen minema, ma ei taha siin ollagi, tead. Tuleb tagasi ja teate, tegelikult tuleb teise kvaliteediga.
ja sellepärast, ja kallid, see on niimoodi, et ma reeglina olen niimoodi, et kes on nagu teise korra tulijad, siis juba hingad mõtled sedasi, noh, see tuli juba päriselt. Et nüüd on sedasi, et kõik muu on ka proovitud ja eemal on oldud ja tegelikult nüüd armastatakse, austatakse seda, mis on kodus ja sellepärast ja isa poolt ei ole ka siis mitte mingisuguseid piiranguid, kõige kallimad kingad ja kõige kallimad kuued ja sõrmused sõrme ja teeme pidu ja teeme need praegu kõva laua ja paneme pillid hõiskama ja mängima ja sellepärast, kallid, see on selline, on tegelikult meie isa. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oskaksime rõivastuda, paneme selle rõivad ka veel selga, Kolossa 3:12. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteist taludes, üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu issand on teile andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Ja vaata, milline olukord ja õhkkond. Ja vaata, no tähendab, on puudusi, tead, et kui pead üksteisele andestama. On neid asju, no mida tuleb lihtsalt andestada, me oleme üksteise jaoks nurgelised vahest ja teatud asju korraldame ja teeme aga siin on üleskutse selle koha pealt, lihtsalt armastus, kaastunne, lahkus, alandlikkus, tasadus, pikk meel, üksteise talumine ja üksteise vastuvõtmine andestades ja nii, et aidaku meid Jumal, et Jumala rahva keskkonnas just selline olukord oleks ka valitsemas. No ütleme, et loeme need väga hoiatavad salmid ka, võib-olla mõnda aitab see. Sellepärast, et see, kes viitsib veel peita, siis issand ütleb oma sõnas mõned sellised asjad, noh, et tuleb peitust välja tulla, ei ole mõtet peitust mängida. Issandaga ei ole mõtet peitust mängida, ta teab, kus sa peidad, ta teab, kus põõsa taga sa oled ja kus sa oled peitu läinud. Sest et nii kui pattu langeti, nii põõsasse poeti oma viigilehtedega seal. Aga nüüd Markuse 4:22, kus on öeldud selliselt, sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks ja kõik varjule pandu päevavalgusele tulemiseks. No meie mõtleme siin sedasi, et maailma vägevad praegusel hetkel igasugused salaprotokollid ja värgid ja plaanid, tulgu need välja. Kallid, see puudutab meid tegelikult isiklikult ka. Ja see puudutab meid väga isiklikult. Kui meie midagi peidame, siis tea sedasi, et peidetud asjad on, issand ütleb oma sõnas, need on selleks, et need asjad tuleksid päevavalgele ja sellepärast, ja vaata, üldse on niimoodi, et Jumal toob meie elu päevavalgele, nagu Taaveti lauludes on öeldud, et ta toob esile meie lõunaselguse. Teate, kui su elu on korras ja kui sa oled laimatud ja mingisuguses olukorras ja noh, sind on süüdistatud valesti, siis ühel hetkel on niimoodi, et tuuakse kõik see päevavalgele. Ja siis sa saad tegelikult au Jumala ja ka inimeste ees selle koha pealt, et see ilus tuli tegelikult välja. Ja sellepärast on see nii, et kui me oleme ilusad, siis võib seda päevavalgust näidata meile küll. Ja vaata, kui me käime valguses, Jeesus tuli maailma, kes tulid ta juurde, aga kes olid pimeduse teguses, need läksid tegelikult tema juurest eemale ära. Või Luuka 8:17, teine koht, seesama mõte, Luuka 8:17. Luuka 8:17 ja kallid, ärge arvake, et ma seda jutlust teile ainult peale, endale ka. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Ja pidage silmas, kuidas te kuulete. Ja sellepärast on, kallid, lihtsalt täna see tõsine meeldetuletus selle koha pealt, et see asi ükskord sünnib. Ja kiitus Jumalale, et täna on paljuski me, nii paljude jaoks on tegelikult siuke puhas armuaeg on kehtimas ja ka meie koguduse jaoks. Ja nii, et kord igaühe töö saab avalikuks, seal 1. Korintuse 3:13, et tules katsutakse läbi, ehitada endest või kullast või mis jääb püsima ja mis ei jää püsima. Nii et kõik need asjad on tegelikult Jumal rääkinud sedasi, et üks avalikuks tulemine tegelikult tuleb. Ja nüüd Mattiuse 23. peatükis, Jeesus, kui variseridest siin üsna algasime, et läheb palvetama, siis Mattiuse 23, lasen kiiresti mõne mõtte sealt üle, kuidas Jeesus seal variseride koha pealt räägib. Mattiuse 23, nii. Ja ta hakkab seal pihta, siis kui ma ühesõnaga, ta hakkab paljastama sedasi, et teil on need asjad väljast nagu korras, aga seesmiselt ei ole kormas. Ja siin on öeldud 5. salmist, ma võtan kõigepealt nagu sellise koguduse ja vaimuliku tegevuse suunal.
kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid, nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks, nad armastavad esimese kohti võõruspidudel ja esimese istmeid sünagoogides. No siin on räägitud variseeridest ja nendest, no kes on nagu seda vaimulikku elu korraldamas. Ja sellepärast on meil kogudustena samamoodi nagu selline oht, et me tahaksime nagu teha sedasi, et noh, et meist paistaks midagi väga ilusasti välja või tead, et me oleme selle eriala peal kogudusega, me aitame vaesed või me teeme seda või me teeme teist või kolmandat, me püüame nagu mingisuguse koha leida, et noh, et ikkagi saage aru, et me teeme hästi. Ma ei tea, meie kogudus on niisugune, et me vist midagi ei tee, tuleme siia, laulame, palvetame, lähme minema. Ma ei tea, mis need naabrid mõtlevad. Et mingit tolku ei ole, nagu otseselt nende jaoks, et ei käi pakikesi viimas ümberringi ja humanitaari jagamas või tead, või noh, sellised. Me lihtsalt oleme siin. Me lihtsalt oleme siin sedasi, sest et ega me ei pea nagu pingutama, et me midagi siin oleksime, et teeme, et no kuidagi, noh, teeks ilusa kontserdi, tead, et kutsuksime selle kuulama. Tead, noh, kuule, ilusaid kontserte kõik kohad täis, meil ei tasu pingutada niisuguste asjadega. Ja sellepärast on see nii, et me lihtsalt oleme siin praegusel hetkel, me, noh, hea küll, meil on ka see silm vaatab välja, aga ma usun sedasi, et paljuski on nii, et me ei pinguta mitte selle silma pärast. Ammu oled ära unustanud, ma mäletan, et kui esimesed lindistused olid, siis mu hääl värises ja pidasin jutlust, et ei tea, kuidas see kuulab, kodus kuulasin, hirmust, et kuidas see Toivo seal räägib, tead, et kes seda kuulata suudab. Praegu on kõik see üle läinud, kuulaku või vaadaku, vahet ei ole. Ja sellepärast Jumal ise ütleb, et ära reklaamiga sellele asjale tee. Küll mina ise juhin, kes üldse kuulab ja kellel on vaja, see on niisugune sinu asi, sina räägi ära ja mina toimetan ise edasi ja sellepärast nii see elu käib. Et me ei ole nagu seda tegemas. Ja noh, ütleme, et teod on nagu teistele nagu vaatamiseks, ja sa armastad need teretamisi turgudel ja armastad, et on igasugu tiitleid, mida sulle öeldakse ja et sa paistaksid nagu sedasi välja. Ja teate, noh, täpselt see niimoodi ongi. Ja mäletan täpselt samamoodi, et mul oli vahest niisugune, noh, kui ma lähen kuskile matusele, võõrad inimesed, no ma peaks ikka pastori särgi selga panema, et no kõik ikka aru saaksid, et pastor tuleb. Ma olen ammu see kompleks üle läinud, saavad aru või ei saa aru, tead. Ja vahet ei ole, et lähen sinna, hakkan oma asja toimetama, mõelgu, mis nad mõtlevad. Sest et vaata, niimoodi on nagu lihtsam, tead, nagu seda asja. Ma olen tarvitanud seda. President Rüütel käis Võrus, ma panin pastori särgi selga, ma hiljuti vaatasin oma vanu pilte seal 2001 kuni 2003. Keegi mulle kunagi ühe pulga peal andis seda linnavalitsuse aega. Siis oli neid aega, kus ma läksin mingisugused vanade vastuvõtud ja värgid ja kõik, mis seal olid, ma ajasin pastori särgi selga ja olen tähtsalt seal ja kui Rüütel tuli, siis oli samamoodi. Ma läksin ma läksin tegelikult tervitama, mitte mina kätte pistnud, aga Arnold pani kohe oma leivatüki käest ära, andis mulle käega tere, teised ütles, et no tegelikult sina saad kohe tere. No ma sain selle särgi pärast, tead, et noh, et ega teistel oli, neid lipsudega oli küll, neid lipsusid ta ei jõudnud ära tervitada, aga noh, need pastorisärgid ta tervitas ära. Ja sellest me võime vahest nagu selle välimusega natukese nagu lüüa ja nagu midagi saavutada. Aga tead, me näeme, et Jeesus ütleb, et aga seal ei ole mitte mingisugust tegelikult, mitte mingisugust mõtet. Ja kui Rüütlist meelde tuletada, ütleme, see on niisugune tore hetk on veel, kui meil oli selle spordihoone nurgakivi panemine. Ja no mina sain ka niimoodi ja sellel hetkel seal lähemal olla, sest et see oli selline aeg ja meie president siis sellel hetkel pani valge kinda kätte, võttis kellu, pani seda segu seal sinna nurgaposti siis, kus seda siis pandi seal, nurgakivi läks ja siis tõmbas seal kinda käest ära, sest kes tahab. Ma võtsin ruttu selle kinda enda kätte, tõmbasin enda kätte, läksin ka selle kindaga panema, nii et ma ei tea, kas mul enam see alles on, kaua otsin seda Rüütli kinnast alles. Aga noh, niisugused me inimesed on oleme, no need on meie lood. Aga issand paljastab tegelikult seda kõike, sest et vaata, meil on sellist uhkust, meil on niisugust tahtmist, meil on nagu seda kõike, mis on ja et olla nagu kuidagi nähtaval. Aga Jeesus ütleb siin, et ka 23.11, aga suurim on see, kes on teenija, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Lõpetame seda aastat nagu selle issanda sõnaga ja see, te teete väljast puhtaks, nüüd ma hüppan edasi päris palju, 25 salm. Häda teile, kirjatundjad, variserid, silmakirjatsejad, te puhastate karika ja liua väljaspoolt, seest on see täis aga riisumist ja alpust. Sa sõge variser, puhasta karikas väljaspoolt, sisse ka, et see väljast saaks puhtaks. Häda teile kirjatundjad ja variserid ja silmakirjatsejad, te sarnate lubetud autodega. Väljast nad on nägusad, aga seest on täis surnuruid ja kõiksugu roisku. Ja Jeesus ütleb sedasi, et no lihtsalt on nii, et väljast osatakse ilus teha. No milline pilt tegelikult meist kellelgist on? Teate, Uue Testamendi aeg on selline. Jumal tahab, et sisemus saab muudatud
ja välimus tuleb lihtsalt sellega kaasa. Ja tuleb kaasa, tuleb tervis, vaata, kui su organid on terved, siis sa pakatad tervisest ka välimuselt. Sul ei tule haiget nägu ette. Tead, kui sa oled seesmiselt täiesti terve, aga kui sul on sees mingisugune häda, siis see tuleb su välimusse. Vaata, meie, kui me päevast päeva jälgime tegelikult oma välimust, lähed jälle peeglisse, vaatad ja siis me võib-olla ei märka seda muudatust. Ma mäletan, et kui minu isa 88. aasta jaanuarikuus käis siin, viimast korda käis siin, ja nähtavasti oli see, kus ta käis meie koguduses ja jutlustas ka siin, siis oli niimoodi, et üks meie kogudus ütles, et kuule, Paldor on murtud mees. Ta vaatas talle näkku ja nägi sedasi, et haigus on teda juba ära närinud. Ja meie saime alles 12. veebruaril teada, et ta on haige. Sest et vaata, kui sa niimoodi pidevalt lihtsalt oled oma lähedastega koos või nendega, siis seda, ei märka seda muutust. Aga vaata, kallid, nii see on, et tegelikult on see, et mis on meie sees, see paistab ka välja. Jah, ja vaata, sellepärast on see nii, et meie sisemine inimene tegelikult on uuenevas päevalt, kui me oleme Jumala lapsed. Ja sellepärast, ja kuigi see väline vananeb, ma ei räägi sedasi, et me nagu vananeda ei tohiks ja et see oleks nagu mingisugune probleem või kui haigena ei tule sul haiget nägu pähe, normaalne, kui tuleb haige nägu pähe. Sellepärast on see nii, et arstid on sellised, et nad ütlevad sulle näkku vaadates vahest ära, mis haigus sul on, tead. Sest on neid näinud küll ja küll, mis hädaga on ja saadakse sind aidata. Aga see, räägime täna nagu sellises vaimulikus mõttes, et meil ei ole mõtet tegelikult ennast puderdada ja mängida seda, et me oleme nii ilusad ja toredad. Ja kallid, mõtlen sedasi, kes te olete sellised vaimulikult toredad ja terved inimesed, kes te kunagi ennast ei puderda. Teate, see on niisugune, siis teie ilu tegelikult kogu aeg tuleb tegelikult esile. Vaata, need inimesed, kes kangesti ennast värvivad ja muudkui sätivad, teate, siis kui vahest juhtud nendega kokku, kui nad seda teinud ei ole, siis mõtled, kellega nüüd kokku said? Teate, et see on niisugune öö ja päev. Aga tead, ole loomulik, ole siiras. Ma mäletan, et kui mul olid pulmad, läks juuksurisse oma soengut sättima ja loori pähe panema. Kas sa ei värvigi ennast või kas sa ei teegi oma nägu ära, tead? Mul pruut ei pidanud tegema, ta oli ilus niigi. Tead, ja ta ei pidanud mitte kui midagi tegema selleks, sest et nii nagu ta oli, nii me abiellusime. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja kiitus Jumalale, et täna võime rääkida, et meie Kristuse pruutidena ärme tee siin mingisuguseid nägusid, ärme teeme mingisuguseid asju omalt poolt, sellepärast, et Jumal on tegelikult, kui ta teeb meid seest ilusaks, siis on ilus. Ilmutuse raamatus 18 peatükk räägib sellest, et kord see paabel kõik langeb. Kõik see ilu tegelikult kaob. Ja sellepärast ma seda ei jõua nagu praegusel hetkel lahti teha, aga lihtsalt ütlen sedasi, ka see väline ilu, mida riigid praegusel hetkel punnitavad ja teha, aasta lõpp on käes, kõik kiidavad. Töötusega on hästi, sissetulekutega on hästi, tootmisega on hästi, kõigega on hästi, kas kõigega hästi on või ei ole, tead, see pole tähtis asi, aga peaasi, et suudaks kuidagi selle niimoodi keerata, et rahvale rääkida, et see on hästi. Ja see on jälle selline nagu nende viigilehtedega enda ehtimine. Ja sellepärast, kallid, kadugu kõik need igasugused sellised valed tahtmised ära. Ja sellepärast nii see on, et kui oleme siirad Jumala ees, siis on see, vaata, võtame Jaakobi viimaseks. Jaakopil on niimoodi, et väga õnnistusi tahab, ütleme, ja eeskuju meile, et õnnistus ikka tuleb tahta. Tahab nii, et paneb venna riided selga, et oleks õige lõhn juures. Eesavi riided, kes oli jahimees ja kes käis välja peal ja et panen need riided selga. Aga käed ei ole nii karvased veel, paneme need loomanahad ka peale, pani need ka. Tegi kõik tegelikult, nagu tegi selleks, et olla selline. Ja pettis, võiks ütelda, oma lihase isa pettis sellel hetkel ära, eks? Sest et isa küll seal natuke kahtnes, rääkis seal teatud asju, et kuule, hääle koha pealt oli mingi probleem. Aga ütleme, et aga isa ikkagi andis oma õnnistuse ja lugu läks nagu sellisel moel. Aga kallid, kui Jakob on tegelikult ühel hetkel seal Jumalaga võitlemas ja kui ta siis, kuidas ütelda, siis on niimoodi, et ta puusaliiges lüüakse puruks ja läheb longates sealt, aga ta tegelikult sai selle uue nime. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et võtta, kui me oleme puruks issanda ees, siis sa saad tegelikult selle uue nime. Mis isegi siis on niimoodi, et öeldakse sedasi, et Jeesus käis pidalitõbise selle Siimona juures või kuskil seal käis lõunatamas. Ta ei olnud ju pidalitõbine siis, kui seal lõunal käidi. Siis oleks ju seal ohtlik olnud kõikidel. Ta oli see endine, võiks ütelda, aga see nimi jäi.
aga ta tegelikult oli juba uus mees. ja sellepärast on kallid niimoodi, isegi meid võib-olla mäletatakse niimoodi, et mis meie vanas elu, mäletavad meie näitlemisi ja asju. aga tegelikult on see niimoodi, et põhimõtteliselt on tähtis, et me saaksime selle uue positsiooni, saaksime selle uue nime, saaksime need valged riided ja saaksime sellise olukorra, et meid kord ei leitaks alasti olevat selliselt, ja isegi siis, kui meid ka alasti kistakse, et siis tuleks välja see kuningas. Vaata, Jeesus on alasti tegelikult ristil. Jeesuse riietest vähe räägitakse, eks. Et meil tuleb välja alles siis, et kui need olid nii kallid riided, et ei ratsitud puruks tõmmata, et kaltsuks ei pane, et need tuleb ühes tükis võtta. Et head riided siiski, et kes saab ainult endale, viskame liisku. Ette kuulutatud ka, et nii läheb. Läkski nii. Nüüd, aga me näeme sedasi, et kui Jeesus on ristil, mis sealt välja tuli? Alasti. Ta oli alasti ristil. Tal oli kuningas, kuningate kuningas. Seal Pilatus kirjutab, et juutide kuningas. Rooma pealik vaatab, ütleb, see oli tõesti Jumala poeg. Vaata, kui oli kõik paljaks tõmmatud, siis tuli selline hea tunnistus. Ja sellepärast, kallid, tahaks seda, et kui meid tõmmatakse paljaks, ma rääkisin, et täna paljaks tõmmatakse, et tuleks hoopis see tunnistus, et see on tõesti Jumala poeg, see on tõesti kuningate kuningas, see on tõesti see, et seal ei ole mitte midagi tegelikult ju häbeneda, kui see tuleb. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest, kus saime sind kiita ja ülistada. Ja isa, me täname sind, et tohime uskuda seda, et see oli siiras, see oli südames tehtud, isa, tänu sulle igaühest, kes laulis ees ja kes laulis siin rahva hulgas. Ja Jumal, me oleme toonud sulle kiitust ja tänu. Aga Jumal, me täname sind, et see tänane sõna on meile meelde tuletanud, et sina näed kõike. Ja sellepärast, Jumal, ole meile armuline, anna andeks meie patud, meie näitlemised, meie eksimused, anna andeks mu õdedele, vendadele, anna andeks, mis me oleme püüdnud paremad olla, anna andeks meile kogudusele, anna andeks mulle, kus ma jutlustes olen püüdnud olla võib-olla tähtsam või tublim, anna kõik andeks praegusel hetkel. Jumal, me ei taha olla rohkem seda, mida me oleme. Ja isa, me täname sind, et sina oled meid ilusasti loonud ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime sind usaldada oma välimusega, oma kehakaaluga, kõigega seda, mida me omame. Isa, me palume seda, et me armastaksime iseennast, et me armastaksime oma ligemist ja et me üle kõige armastaksime issand Jumal sind. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.